tulemast SEB noorte podcasti. Oleme siin innovatsioonikeskuses ja minuga on täna ühinenud Riin Liht, kes siis on noorte turunduse projektijuht. Tere, Riin! Tere, Grete! Sinuga on alati meeldiv vestelda. Loodetavasti meil on ka täna midagi põnevat. Tavaliselt me oleme harjunud üle laua, üle arvutite üksteisega rääkima ja vahepeal üle kontori midagi hõikama, aga täna on selline natukene teistsugune taust ja olukord. No nii. Ja. Aga nüüd, kuna sina oled meil selline turundusspetsialist siin, siis mina olen kuulnud, et linna peal liigub lingi müüt, et keegi ei oska noortele turundada, olgu see kas siis mõnes toote osas või kas või employer branding osas. Et mis on sinu mõtted? Ja kuidas ettevõtted tegelikult, kas nad jõuavad noorteni, kuidas jõuda noorteni? Ma usun, loodan, et see ongi müüt. Et tegelikult, kui asjaga tegelema hakata, siis võib noortele turundada küll. Mõne tootega on see lihtsam, mõne tootega on see keerulisem. Kindlasti pangandus ei ole väga kerge toode, mida noortele turundada. Aga mis teeb selle keeruliseks? No, ta võib-olla ei ole nii atraktiivne ja ilmselt on ka see oluline teada, et üks keskmine inimene mõtleb pangandustootele või pangandusele üldse oma päevas alla 1% ja ma usun, et noored teevad seda veel vähem. On palju põnevamaid teemasid, maailm on lahti, piire enam ei ole ja konkurents on suur tegelikult, et jõuda üldse noore top of mind'i. Aga kui teemaga pihta hakata, kui noortele fokusseerida, siis tuleks kõigepealt nendega tutvust teha. Tuleks uurida, kus nad viibivad. Tänapäeva noored on üles kasvanud sotsiaalmeedias, mis on täiesti uus olukord meie jaoks ja mõeldes siis sellele, mida sotsiaalmeedias teha saab ja mida noored ootavad, nii saakski ilmselt lahendada seda probleemi, et noorteni ei jõua või noori enam ei huvita. Kindlasti on seda teemat ja materjali küll. Võtame näiteks tehnoloogia. Et noored on vägagi tehnoloogiast huvitatud ja panganduses on tehnoloogiat tohutult palju ja innovatsiooni tohutult palju. Ja selle asemel, et võib-olla rääkida lihtsast toote pakkumisest, võiks hoopiski huvi pakkuda noortele seesama innovatsioon ja seesama tehnoloogia, mis selle toote taha siis peitub, mida me kasutame tohutult palju oma igapäevatöös. Võtame näiteks mõne lihtsa toote, mobiiliäpp, et ta ei ole ju lihtne pakkumine, vaid selle taga on tegelikult terve suur mõttemaailm ja töö. Et mobiiliäppi sünniks on vaja tohutul hulgal UX-i, on vaja tohutul hulgal IT-teadmist ja see areneb iga hetkega üha edasi ja edasi, et see ei saa kunagi valmis. Nii ei saa ka pangandus kunagi valmis tegelikult. Selles suhtes on siin väga huvitav ja me võime võtta ka näiteks selle, kuidas pangas üldse töö käib. Et traditsioonidest me oleme juba ammu väljas. Meil on tegevuspõhine töökoht, me ei lähe iga päev sama laua juurde, vaid me valime oma töö iseloomu vastavalt päevale, kas meil on vaja teha koostööd või meil on vaja teha vaikset analüüsi, vastavalt sellele me valime ka oma igapäevase töökoha. Või siis paindlik tööaeg. Sa võid teha oma tööd sel ajal, kui sul on võimalik, oluline on, et sa teed selle õige aja ära ja et sul on projektid ära tehtud. Ja ka näiteks need viisid, kuidas me tööd teeme, et millised meie workshopid on, millised on meie lääbid näiteks, kus me startupilikult arendame siis tooteid ja teenuseid. Me teeme seda oma töötajate lääbis tavaliselt. Sel aastal esmakordselt me teeme seda ka siis noorte lääbis, mis on meie praktikantide läbi viidud toote ja teenuste arendus siis sel aastal ja siin ka
meie ootused just noortele on tegelikult hästi kõrged. Nii et sa pead neid usaldama rohkem ja neid kuulama rohkem. Ja nii on sul tegelikult võimalik noortele vabalt turundada. Väga huvitav, et seda noorte läbi mainisid, et tegelikult, kui me praegu vaatame kas SEB keskmise tööta vanus, siis see on kuskil 40 midagi. Keskmine inimene töötab SEB-s praegusel hetkel umbes 12 aastat, mis on tegelikult näitab seda, et ettevõte oskab oma inimesi hoida. Aga samas see suvi me näeme, et maja peal liigub ringi 35 praktikanti. Et mis lisaväärtust sa näed, et noored toovad pangandusse või suurde ettevõtte, sellist traditsioonilist suurde ettevõttesse, nagu näiteks on SEB? Just nimelt võib-olla seda piirituse tunnet siis. Ei ole lahendamatuid ülesandeid, nende jaoks ei ole ühtegi lahendamatut ülesannet. Kõik, mis sa annad, õpitakse kohe kiirelt selgeks, lisatakse oma kogemust, kõik ülesanded tehakse hästi kiirelt, hästi lihtsalt. Ei ole vaja mingisuguseid tohutuid protsesse või pikki uuringuid selleks, et midagi ära teha või midagi edasi arendada, vaid lihtsalt sa siis küsid, sul on väikene testgrupp, sa muudad, siis testid jälle, muudad jälle. No, see ongi tegelikult selline ka natuke startup-ilik lähenemine ja see on see, mida me naudime. Loomulikult me ootame seda, et me tahame teada, mis neid köidab, kuidas meie tooteid arendada selliseks, mis noori köidaks ja võib-olla on mingisuguseid väga lihtsaid ja vahvaid lahendusi, mida me ei ole ise siiani veel suutnud avastada. Ma ise tunnen ka, olles siin olnud juba väga-väga pikka aega, umbes 5 nädalat, et siis tegelikult ongi see, et kui ma vaatan ka meie tiimis ringi, et kuidas noortele päris antaksegi ette projekte, antakse ette päris ülesandeid ja eeldataksegi, et nad päriselt panustavad meeskonda tulemustesse ja kuidagi ei ole sellist mõttele tunda, et nad on noored, nad ei oska. Ja, et see on väga-väga lahe. Aga ja veel üks põhjus, miks mina siin suvel ongi tegelikult just see, et mind tõmbas tegelikult see Youth Lab, see startup-ilik mõtlemine ja ma olin nii üllatunud selline, jällegi mainitud, traditsiooniline ettevõte nagu üks pank võiks pakkuda sellist lähenemist. Aga äkki sa võiksidki natuke rääkida seda, kuidas see Youth Labi idee üldse sündis või miks see sündis? Jaa, okei. See oli ka võib-olla võiks nimetada selliseks uutmoodi tööviisiks, kuidas me aasta lõpus alustasime turunduse planeerimisega. Kui traditsiooniliselt toimuvad planeerimisüritused nii, et võetakse äri, võetakse projektid ja siis mõeldakse, mis võiks igas valdkonnas, mis projektid olla, siis seekord me alustasime teistpidi, me brainstormisime seda, mis oleks hästi lahe järgmisel aastal teha turunduses. Mingeid piire ei olnud, mingeid fookuseid ei olnud, lihtsalt mõtlesime, mis on ägedad asjad. Panime paika, siis valisime välja 3 kõige kõnetavamat ideed. Need ideed liikusid Baltikumis samamoodi olid Lätis omakorda 3 ideed ja Leedus omakorda 3 ideed, kokku siis 9. Ja siis nendest ideedest said siis striimid, mis tähendab siis turundusprojektijuhid, kes siis vastutasid erinevate valdkondade eest, said valida endale meelepärased ja need siis oma segmenti ära kohandada. Et Youth Labi algne idee oli tegelikult noorte osakond, kus mõte oli, et noored töötavad küll koos, aga nende eesmärk on võib-olla suurendada rahatarkust. Siis meie laiendasime seda veelgi suuremaks panganduse peale. Me tõime sisse 2 osapoolt, personali ehk et praktikandid ja ühe osakonna, 5 inimese asemel on meil nüüd 35 inimest ja teise küljena tõime sisse innovatsioonimeeskonna, kes siis rakendab meie läbi programmi siis praktikantidele ja selles läbis saavad noored lahendada
või õigemini valida 11 ideest omale meelepärasema ja seda hakata lahendama. See toimub 6 nädala jooksul. Igal nädalal on üks päev, kus idee arendatakse veel edasi, tehakse prototüüpe, arendatakse jälle edasi ja kuni lõpuks jõutakse finaali välja ja veel suurem grande finaale toimub siis Balti üleselt. Mis on sinu selline ideaalnägemus, kui nüüd juht läbi saab, mis selle tulem on? Ma loodan leida paar üliägedat pakkumist, mis viia ellu ja loodan, et meie kliendid seda saades on üllatunud võib-olla ja õnnelikud, et SEB nii ägeda lahendusega välja tuli. Nii et siis päriselt tulebki selles noorteläbis, selles 35 praktikandis, kes siin midagi mõtlevad, tulebki mingi toode välja, mida SEB hakkab ellu viima? Ja see on meie ootus. Loomulikult alla selle meil ei ole mitte mingisuguseid mõtteid. Ehk on sul soovitussõnu öelda noorele, kes tegelikult mõtleb, et võiks karjääri teha kuskil sellis suuremas ettevõttes, aga kuidagi eemalt vaadates on see näiteks kas siis liiga konservatiivne või ta kuidagi tunneb, et kui ta läheks sinna ettevõttesse, siis tal ei oleks ruumi seal võib-olla rääkida, kaasa arvata, öelda, aga samas ettevõtte ise võib-olla tõmbab või valdkond tõmbab. Kui sul on ikkagi huvi, siis mina soovitan proovida, et kui sa oled noor, sul on tulevik sinu ees ja muud moodi sa ei saa teada kui proovides, et ma kindlasti soovitan võtta töökogemus suurettevõttest. Siin on nii palju võimalusi, sul on väga suur maht, mida sa kõike saad ära teha. Sellest tuleneb ka ilmselt see 12 aastat keskmist karjääri siin SEB-s, et igav ei hakka kunagi nii suur ettevõttes ja kui sa oled oma 12 aastat siin ära olnud, siis võid sa proovida ka väikeettevõttes hoopiski osaleda või siis luua oma ettevõtte üldsegi. Aga kogemuse osas on suur ettevõte üks äge asi, kust alustada. Soovitan. Aga väga lahe, Riin, et sa said täna siia tulla ja siin tugitoolis minuga neid mõnusaid mõtteid jagada ning jätkame seda podcasti juba järgmiste episoodides samuti tehnoloogia innovatsiooni teemal panganduses.